Hei, täna tahan sulle rääkida sellest, et kas rohkem kasvamine ja nii edasi, areng nii-öelda karjääris on alati kõige parem viis, kõige parem tee, mida mööda edasi minna. Tarbimises oled sa kindlasti ka kuulnud, et ja on seda meile ju palju räägitud, et kuidas on keskkonnale kahjulik, kuidas me inimese tarbimisharjumused, et me muudkui võtame jälle uuema mudeli telefoni, uuema televiisori, uuema auto, suurema maja, ma ei tea, suurema mis iganes hooviga elamise ja nii edasi, nii edasi. Ja seal taga on nii-öelda siis palju seda, mis on keskkonnale kahjulik. Aga mina tahtsin täna rääkida selles võtmes, et just karjääri võtmes on täpselt samamoodi. Et meile justkui pannakse peale, et rohkem on parem, suurem on parem, ma ei tea, erinevad ametid, positsioonid, see on parem, eks. Ja täna on küsimus selles, et kas ikka on? Kas see on sinu jaoks ka parem? See on see küsimus. Et karjääris võtmes on just see, et kui me läheme kuskile tööle või oleme ettevõtluses näiteks ja sa saad inimestega kokku ja näiteks tööle minnes, siis on justkui see arengutee pannakse sulle ette, et näed, tuled meile spetsialistiks, siis oled sellel ametil ja siis sul on võimalus areneda, kasvada sealt keskastme juhiks ja ma ei tea, võib-olla tegevjuhiks välja. Mõnes kohas võib-olla ka ettevõtte, ma ei tea, osanikuks saada, eks. Või siis on ettevõtlus samamoodi, ma saan inimestega kokku, räägime, sa oled ettevõtja, vägev, värki, särki ja siis hakatakse umbes, palju sul inimesi on, kui suur sul meeskond on, mis sul käibed on ja nii edasi, nii edasi. Ja siis on justkui nagu siuke lahterdamine, et sina teed seda, sina oled sellisel tasemel, mina teen seda, on. Ja kui ma sinna juurde siis nii-öelda, mul on plaan kasvada selliseks, ma tahan selliseid käibeid, sellise meeskonna kasvatada omale, nii edasi, siis sealt hakkab justkui nagu see võrdlus. Aga igasuguse sellise rohkem taga, et kõik peab kiiresti, kaugemale, kõrgemale minema, on tegelikult meie ego. Ja ego, mis nii-öelda alateadus ütleb, et me ei ole piisavalt hea, kui me ei tee seda või toda, kui me ei saavuta teatud taset. Ja see on see, kus ma tahan sind täna mõtlema panna, et kas see nii-öelda kiiremini, kõrgemale, kaugemale kasvada ja lõputult nii-öelda siis kogu aeg nii-öelda olla selles avatud olekus ja minna täiega edasi ja nii edasi. Kas see on ka sinu tee? Kas see on see, mida sina päriselt tahad? Sest et mina olen palju selle peale mõelnud ja mina satun ka aeg-ajalt ikkagi sinna, et mul tuleb see peale, lapsepõlvest peale, sa pead arenema, kasvama selliseks. Aga siis ma hakkan mõtlema, et kas see on ikka see, mida mina Liinana päriselt tahan? Mis on see minu tee? Ja me jõuan tihti sinna, et see ei ole päris see, mida ma tahan. Ja siis tekib natukene see vale tunne, et äkki see ei ole õige viis, et äkki ma ei ole siis piisavalt hea nii-öelda ühiskonna silmis. Aga siin on see enesekindluse teema, et kas ma pean olema nii-öelda ühiskonna silmis piisavalt hea ja mis see ühiskond üldse on. Aga ma tahan sulle samamoodi, karjääris ka, sa ei pea minema seda traditsioonilist teed, et näiteks sa lähed kuskile tööle, siis sa arened seal, ma ei tea, tippspetsialistist keskastme juhiks, keskastme juhist, ma ei tea, tegevjuhiks ja nii edasi. See ei pea olema sinu tee. Kui sa seda tahad, kui sa tunned, et see on sinu tee, siis jumala eest, see on super. Aga teinekord on ka niimoodi, et oletame, et sa oled näiteks programmeerija ja sa tahadki olla programmeerija. Ja sinu jaoks areng võib-olla tähendab hoopis midagi muud, kui kasvada, ma ei tea, programmeerimisest meeskonna juhiks ja sealt edasi ettevõtte IT-juhiks ja nii edasi. Vaid sinu jaoks võib olla areng hoopis see, et kui sa ennem rääkisid või kirjutasid programmi, ma ei tea, Pythoni keeles, siis sinu jaoks areng on see, et sa õpid uue programmeerimiskeele ära ja seal nii-öelda. Või siis oletame, et sa oled müügiinimene, sa oled harjunud tegema nii-öelda siis ärikliendilt erakliendile müüki, aga sinu jaoks areng on hoopis see, et mitte, et sa lähed müügijuhiks ja hakkad müügimeeskonda nii-öelda juhtima, mis ei pruugi sinu jaoks olla selline äge asi, mis sind kõnetab edasi viib, vaid sinu jaoks on see, et aga ma tahaks proovida nüüd nii-öelda B2B müüki ehk siis ärikliendilt ärikliendile müüki ja seal on võib-olla hoopis sinu areng.
et mis sind kõnetab, on see teema, kuhu poole nii-öelda liikuda ja edasi vaadata. Aga ma soovitan sul mõelda ka sellele, et mis sinu sees, kui sul on see, et sul on vaja rohkem kasvada ja nii edasi. Miks sul on see sees? Miks sa tunned, et sa vajad nii-öelda tõestamist, et sa pead ennast tõestama? Nagu ma ütlesin, seal taga on ego ja selle all on see, et ma ei ole piisavalt hea. See on eneseväärtustamise küsimus. Ja kuidas seda endas lahendada? Täisväärtuslik karjäär võib tihti olla see, nagu ma ütlesin, et seal ei pea olema taga alati seda lõputut kasvu, mida me kõik taga ajame. Selleks, et sa saaksid päriselt rahulolu oma karjäärist ja oma nii-öelda siis elust ja mida mina viljelen rohkem on see, et ma sobitan oma karjääri siis oma elustiiliga, ehk siis minu jaoks on oluline ka kõik muu seal ümber ja ma soovitan ka sul seda vaadata. Aga kuidas sinna jõuda, et see kõik tooks sulle rahulolu, ongi see, mida paljud inimesed ei taha teha ja väldivad. Paljud on siis umbes 95-97% kogu elanikkonnast, ma ei tea, ma loodan, et sina sinna sisse ei kuulu ja kui sa seda videot vaatad, siis tõenäoliselt sa mõtled nendele teemadele, aga nad ei taha vaadata iseenda sisse ja nad ei taha tegeleda iseenda nii-öelda nende raskete emotsioonide ja asjadega. Aga tõeline rahulolu, tõeline enesekindlus, tõeline eneseväärtus saab tulla alles siis, kui sa oled teinud tubli tööd iseendaga. Mis see töö iseendaga tähendab? See tähendab seda, et sa päriselt ka tunned ennast, sa saad aru, mis on sinu jaoks oluline. Mitte ei lähe selle peale, mida teised arvavad või sa küsid teiste käest nõu, et umbes, et mis sulle meeldib teha, prooviks ka seda. Vaid sa tõesti saad aru, mis on sinu jaoks oluline ja mis vahe seal ongi see, et ühiskonna silmis justkui peab minema seda teed, aga mis on see tee, mida mina tahan minna. Ja see ühiskond on tulnud sulle kodust kaasa, eks. Siin on järgmine samm. Siin ongi see, et sa pead vaatama otsa oma rasketele emotsioonidele, mis tekitavad sinus seda, et ma ei ole piisavalt hea. Mis iganes eluvaldkond see on. Ja sa pead need emotsioonid ära lahendama läbi andestamise. On erinevaid taktikaid, kuidas seda teha. Ja see on tegelikult suur töö iseendaga, aga väga paljud inimesed väldivad seda, sellepärast, et ei taheta otsa vaadata nendele rasketele emotsioonidele, et mina ei ole piisav. Ja mis selleks tehakse? Nuumatakse ennast televiisoriga, sotsiaalmeediaga, nädalavahetustel pisutsemisega, tehakse kõike muud peale selle, et olla iseendaga, välditakse iseendaga olemist, inimesed kardavad seda. Ja see on see, kuhu kaob tegelikult meie see tõeline rahulolu elust ja see, et me hakkaksime ennast väärtustama. Mis tähendab ennast väärtustada ja just kuidas see läheb kokku selle rohkema ja kasvamisega, on see, et ma saan päriselt aru, mis on mulle oluline ja ma aksepteerin seda iseendas. Ja et see on okei. Et see ei lähe võib-olla nii-öelda ühiskonna normidega kokku, aga see on okei ja ma seisan pea püsti. Näiteks minu puhul, mis on olnud aktuaalne. Liina, sa oled ettevõtja, kui sa tahad jõuda oma ettevõtlusega. Aga ma tahangi luua tooteid, mis loovad inimestele väärtust. Ma ei näe seal taga seda, et ma pean hullult kasvama ja meeskonda kasvatama ja siis neid juhtima hakkama ja nii edasi. See ei ole see, mida mina taotlen, kus ma näen oma arengut, vaid ma seon oma karjääri, oma ettevõtte, oma elustiiliga, et ma saaksin ka nii-öelda väljaspool tööd elu nautida, eks. Ja võt see on see, et sa tunnistad iseendale seda, et see on sinu tee, üks asi. Ja teine asi on see, et ma tunnen ennast uhkena selle üle, eks. Et ma ei pea tundma seda piinlikkust, et näed, mina ei tahagi kasvada, mina ei taha kiiresti kaugemale, kõrgemale saada. Kuigi ka mul käivad need tunded aeg-ajalt läbi. Aga see on iseenda aksepteerimine ja see on see just enese nii-öelda armastamine, et ma olen okei sellisena, nagu ma olen. Ja võt sealt saab tulla tõeline rahulolu. Ja siis sa hakkad ette võtma asju, projekte näiteks ka karjäärialaselt, mis pakuvad sulle seda arengut, ja mis paneb sul silma särama ja sa ütled, et see on okei seda teha teistmoodi. Aga sa saad seda teha jätkusuutlikult, eks. Ehk siis, mis ma tahan sulle täna öelda? Mõtle,
kas sinu jaoks rohkem, kiiremini, kõrgemale, kaugemale, kas see on päriselt sinu asi? See on fine, kui see on, kui sa tunned seal tõesti, et silm paneb särama ja see sind kannustab, kõik on väga hästi, suurepärane. Kui sa ennast aktsepteerid ja austad sellisena. Aga ma kutsun sind üles vaatama enda sisse, mida sa päriselt tahad ja kas sinu karjäär on sinu muu eluga ka tasakaalus, ehk siis sinu karjäär, kõik see areng, see kiiresti kõrgemale, kaugemale, et saada rohkem, miks sa tahad üldse rohkem saada ja kas see ei pane kannatama teisi valdkondi sinu elus, suhted perega, sinu vaba aeg, sinu, ma ei tea, hobid, millega sa tahaks tegeleda ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et kuidas need kõik omavahel kokku käivad. Nii, sellised mõtted uueks nädalaks. Ma soovin sulle mõnusat alanud nädalat ja kohtu.